Aga meie järgmine esineja on professor Raul-Allan Kiivet, kes on enam kui 25 aastat tegelenud Eesti tervishoiu arendamisega. Viimasel ajal on tema peamiseks uurimisvaldkonnaks arstiabi ja terviseteenuste tulemuslikkuse ja kulutõhususe hindamine. Ja täna räägib ta siis Eesti tervishoiu tervest tulevikust. Palun. Tänan kutsumast, on olnud väga tore konverents. Vahepeal on mul olnud hääl ära või kuulmine ära, et ma vabandan oma nohuse kõla pärast, ei oleks tohtinud üldse siia tullagi täna, et teid nakatama, aga niisuguse pealkirja ma leidsin oma nime juures selles kavas, ja siis, kui seal lõppu oli kirjutatud 2020, no mis tulevik, see on ju täna tegelikult kohal, et selles mõttes tulevik on kuskil mujal, siis alguses vaatamegi, mis meil siin ümberringi siin tulemas on, et mis see lähitulevik paistab ja võib-olla siis pärast ka natukene kaugemale. Ühest küljest on visiooni võib vaadata niipidi ja kui te vaatate teistpidi, siis paistab see sama asi natukene teistmoodi. Niisugune see elu on. Kõik oleneb vaatenurgast ja hommikul oli meil siin visionäärid ja rääkisid, kui helgeks meil see tulevik läheb, kui on meil vidinaid ja igasugu asju saame endaga mõõta või on geenikaarte, need ka ära mõõdetud ja jälle tore on sellest teadmisest olla, aga lõppkokkuvõttes suur osa neist inimesest maanduvad arsti juures, sest nad ei taha lihtsalt numbrit, nad teada, mis see tähendab ja tulevad küsima. Nii et nõudlus arstide järele ja arstinduse järele saab olema juba sellest kahest asjast, mis on e-tervis või genoomika väga suur ja ma olen nüüd paar aastat tagasi tegime siis niisugused prognoosid, et mis meil siis sellest tervisetöötajatest olema saab. Ka pikas perspektiivis 32 niisugused artiklid arstide ja õdede kohta ja neid ma olen nüüd siis käinud näitamas erinevates kohtades ja riigikogudes ja kümmekonnale ministrile, kes erinevates rollides on olnud ja neid üldse niisugused joonised ei huvita aasta 32. Eriti veel, kui ma räägin selle joonise moraali ära, mida see punane kriips on, et kui me võtsime lähtekohaks 2012 ja siis, kui me nüüd teeme otsuse, et arstide arvu languse pidurdamiseks suurendame tudengite vastuvõttu, siis kuna hakkab toime tulema? 6-7 aasta pärast. Noh, mis on kasu sellest otsusest, kui midagi hakkab alles tulema hiljem ja kunagi ei tea kus siis on lõpuks see kasu, see päris hästi ei müü niisugune lähenemine, aga see on tegelikult reaalsus. Nii et aastani 2020 selles mõttes ei muutu midagi, meil väheneb arstide arv jõudsalt, 50-70 arsti aastas. Meie tänane koolitusmaht hoiab õdede arvu samal tasemel ja oleks vaja tegelikult 50% rohkem, 4000 õde juure, et tervishoid toimiks tasakaalustatult ja areneks ja see on saavutatav. Pikas perspektiivis nõuab otsuseid täna, et midagi tulevikus läks paremaks. Need selles mõttes visioonikonverentsile sobib küll niisugune asi, et täna tuleb mõelda, et mida homme teha, et tulevik oleks selgem. Üks tore minister oli neid kahte artiklit uurinud ja küsis minult ka, mis nende palgad on ja kuidas need asjad on, äkki sellepärast lähevad töölt ära, et palgad on kehvad ja siis, kui eelmine pilt annavad 50-70 arsti läheb ära, siis saate ju 2 korda rohkem õdesid juurde endale palgata selle eest, kui arsti on vähemaks. Et piiratud ressursside raames saab ka niimoodi mõelda ja miks ka mitte. Mõtlemiseks on see sobilik lähenemine, aga edasi see eriti ei vii. Küll aga möödunud kevadel valitud parlament ja ametis asunud valitsus tegi kriuh-krauha ära ühe väga olulise otsuse, millest tervishoiu seltskond eriti pannud tähele. Niisugune on seaduse muutus, sotsiaalmaksu seaduse muutmine. Niisugune tõsine muutus, asendame arvu 33 arvuga 32,5. Noh, pole ju mingi suurem asi muutus, teeme ära. Ja see tähendab tegelikult seda, et ravikindlustusele mõeldud 13% on nüüd järgmise aasta jaanuarist 12,5%. Ja aasta hiljem on see number 32 ehk 12%. Ravikindlustuse sotsiaalmaksust haigekassasse minev raha väheneb. Niisugune on plaan. Selle plaani ilus ettekääne on sotsiaalmaksu vähendamine, tööjõukulude vähendamine. Kui natukene te arvutada viitsite, siis see 32% on ju palgale juures, on üks
133 tööjõukuludest, mida hoitakse kokku 2 aasta jooksul. Kui te suudate ette kujutada, et te ühe 133 oma kuludest hoiate kokku, kas te panete seda tähele? Ei pane. Aga see on olematu samm tööjõumaksu alandamiseks, aga väga suur mure tegelikult ravikindlustuse tulevikule. Jah, siin on kirjutatud seal, et muudest riigi tuludest tõstetakse see raha nüüd haigekassasse, see puudujääv 1%. See on tore, kui need lubadused peavad ja kui seda raha seal on. Ja kui meie eluiga ei pikene nii palju, et pensioni iga pikeneb samamoodi nagu Taavi siin lootis ja samas tempos, et oleks vaja tegelikult rohkem pensioni maksta. See oleks vaja tegelikult makse tõsta, et tervishoidu järgmine aasta raha juurde saada. Kas see on popp-otsus? Kas seda kiputakse tegema? Ja siis on küsimus, et kauaks jätkub haigekassa reserve. 9 aastaks jätkub, jah? 8, vaevalt. Või kõige lihtsam oleks, kui nad tuleksid saali kokku ja tõmbaks sellele muudatusele risti peale, et ei ole vaja seda kunstlikku tööjõumaksu langetamist. Aga ma tegelikult mõtlen, et kuidas nad niisuguste asjadeni on jõudnud ja miks niisugune kergeid otsuseid tehakse, et võib-olla osa sellest visioonist, mis hommikuga räägiti, kuidas meil igasugu äpid lahendavad muresid, ei pea arsti juurde minema, geenid, me pärast ei peagi hakkame geenidega, ütleme ennetust, pärast ei pea ravima, nagu oleks niisugust asja olemas nagu vähigeen. Ei ole ju. Meil on kõigil riskid, mis realiseeruvad. Me kõik siin saalis on 99,99 sama geneetilise pagasiga. Mõni saab vähi, mõni ei saa. Sellest geenist oleneb sest ime vähe. Aga kui niisugune mõtteviis on hästi kaua levinud, siis tundub, et äkki tulevikus ei vajagi tervishoid nii palju raha. Ja Taavi pakkumised, kus seda raha juurde tuua, ei tule üldse jutuks, seepärast, et meil on teised lahendused, e-tervis ja geneetika. Nii et need väljakutsed, mis Eestis tervishoiul on olnud 15 aastat püsivad, lähevad, paistab, et samas trendis edasi, nii et Eesti tervishoid 2020 on meil teada, 2025 ei saa väga palju erinev olla, sealt edasi on juba üsnagi palju meie enda teha ja kuidas me personalipuudusest ja rahastamise jätkusuutlikkusest üle saame ja juhtimisroll edasi läheks, oleks väga tubli tegelikult hommikul. Siin rääkinud minister oli üks neist vähestest, kes selle õdede koolitusarvu peast aru sai ja möödunud aasta suurendati õdede koolitusarvu 30 võrra ja sel aastal ka, nii et midagi on liikuma hakanud, kuna rahastamine muutub jätkusuutlikuks ja muidugi palju keerulisem lugu. Aga nüüd siis päris jutu juurde, et keskkond, kus me tegelikult oleme seal tulevikus, on see pealkiri veel rohkem muutunud. Aga sest see terve tulevik ei paista siit tänasest päevast küll välja, inimesed meeldivad olla haige, väga meeldib olla. Metsaülikooli möödunud suvel me rääkisime seal tervisest ja ma rääkisin medikaliseerumisest ja siis me saime tegelikult nii-öelda konsensusele, et ega meil Eestis ei olegi juba olnudki tervishoidu, meil on haigushoid. Päris hästi on toiminud, aga kuidas terve olla? Võt seda me siin ühiskonnas küll ei tea, kuidas seda teha. Nii et terve tulevik on ise küsimus, aga medikaliseerunud oleme juba ammu, ega see ei ole midagi nüüd erilist Eesti kohta. See on lääne heaoluühiskonnas toimub loomulik protsess, kui me saame rikkamaks ja tervishoid ja arstiabi mõttes on luksuskaup, siis hakkavad inimesed rohkem tarbima, aga siis, kui neil seda vaja ei ole. Ja mida kallim seda uhkem, eriti veel, kui mõned asjad saab tasuta. Aga kokkuvõttes jah, me oleme väga paljudele asjadele pannud külge niisugused sildid, mis teevad neid haigusteks, mida saab uurida, mida saab diagnoosida, seda saab ennetada, siis saab seda ka ravida, selleks peab arsti juurde minema. Ja mitte nüüd ministrit tsiteerides mitte seda, et ei peaks alkoholivastase võitlusega tegelema, aga mõnes mõttes see on üks nendest näidetest. Vanasti oli joodikuks olemine inimese enda mure ja perekonna häbi või kuidas iganes, kuidas seda oli. Nüüd on see muutunud meditsiinimureks. Me peame arste õpetama alkoholismi ravima, sest ühiskonnas on see nii suureks probleemiks läinud ja enne seal vahepeal oli see etapp, kui tehti tast juriidiline probleem, kui enam hobune ei viinud purjus
talumeest koju, vaid autos rooli istuti, siis muutus juba joodik teistele ohtlikuks. Pidi midagi temaga tegelema. See on üks samm nende näidetest medikaliseerumisest, aga selle lihtsamad, mitte nüüd sotsiaalteaduste valdkonnad on või meditsiini tagasi tulles, on mõnes mõttes on ühiskond medikaliseerunud, aga teist poolt arstiabi on muutunud hoopis teiseks suhteks. Natuke oli siin sellest ka Andres Soosaare ettekandes juttu. Me nüüd osutame tervishoiuteenuseid. Vanasti oldi arsti juures, nüüd me tahame kõik eriarsti juurde minna. Meil on Eestis üle 40 eriarsti, kelle vahel valida on tavalisel haigil ju täiesti võimatu. Ei teagi, mis asja nad kõik oskavad või teevad, aga väga sinna tahaks minna. Toimub kitsas spetsialiseerume erialade sees. Juba õdedel tulevad järele, juba 18 erialad toimub spetsialiseerumine. See on niisugune keeruline mehhanismus, et seda käigus hoida ja on juba igale riigile keeruline, aga veel raskem on haigel inimesel aru saada, kelle juurde minna, kes mida oskab ja teeb. Ja see on muutunud tõhiseks probleemiks. Kvaliteet, järjekorrad, niisugused sõnad on meil tervishoius olulised. Ja see, mida me nimetame täna haiguseks, ei olnud seda teps mitte siis, kui mina õppisin kunagi sellel nõukogude ajal, kus kõrgvererõudeks hakati ravima siis, kui oli 110. Enne oli eelnev faas ja see näitabki vererõhu normaaljaotust ühes konkreetses populatsioonis. Siis me ravisime siin paremal olevat väikest joonealust pindala neid haigeid. Okei, siis võtame selle 100-110 võtame ravile. Aga nüüd arstitudengid, kus hakkab kõrgvererõudõve ravi? No, mitu millimeetrit? Kuidas? 140. Ei, me räägime diastoolsest. No 90 on kindel ravi, eks ole, mis seal enam ei küsidagi. Kui on teised riskitegurid, siis vähemgi. Aga kui palju siis on rahvastikust neid, kes tegelikult meil nüüd me klassifitseerime need haigeteks? Ja mitte see ei ole mitte akadeemiline arutelu, kuidas see diagnoosi piirid on läinud, vaid nii ka toimub. Antihüpertensiivsete ravimite kasutamine Eestis, siis kui me vabaks saime ja hakkasime raha saama, mille eest asju osta, ostati ka ravimeid ja meil on 250 päevadoosi 1000 elaniku kohta päevas tarvitatakse hüpertensiooni ravimeid, 25% elanikest iga päev tarvitab ühte hüpertensiooni ravimit. Näitab see statistika. Nii ongi. Eestis 300 000 inimest on hüpertoonikud, haiged. Ta ei tunne ennast suures osas selle sümptomi, sealt ei ole miskit sellena haigena, aga me käsitleme neid haigena ja küll nad siis sellega ka ära harjuvad. Peab arsti juures käima ja kontrollis ja üht ja teist asja mõõtmas. Ja selle juures kahjuks publik ei tea ja arstid ka vahel unustavad ära, et kui me mõnda haigust ravime, siis ega me tegelikult eriti nende krooniliste puhul tervist saame väga-väga harva kätte. Nakkushaigused oskame välja ravida. Krooniliste haigustega on natukene keerulisem lugu. Ja see, et sümptom kaob, ei tähenda, et riskid kaovad. Ja see alla toodud number nende riskide 50 aastat, 110 diastoolne rõhk ongi selline, mis me ravimisega saame. Statistiliselt oleks eluiga võit pool aastat, aga ta tegelikult ei jagune võrdselt. Mitte kõik ravimitarvitajad ei võida pool aastat, vaid sellega me hoiame ära mõnedel inimestel insuldid, infarktid. 1/30 suurusjärgus on see, mis me ära hoiame. Ülejäänud võtavad selles mõttes mõttetult, sest seda riski me neilt maha ei saa. Ikkagi 2/3 insuldi, infarkti riskist jääb ikka alles, me ei suuda välja ravida. Aga meil on kõrval meetodid ja lahendused, kus meil on efektiivsus meeletu ja pidasime vaktsineerimise konverentsi ja kõik on üle murelikud, kui vaktsineerimisega hõlmatus ei ole üle 95%. Aga kui te olete tohtrid ja te loodate, et te haiged võtate kirjutatud ravimeid, siis loota võib, aga 2/3 võib-olla võtavad, jah. Ei ole mingit hõlmatust niisugust saavutatud. Mõnes kohas me paneme väga kõrged standardid, tahame ei tea mida saavutada ja teises kohas oleme rahul hoopis vähemaga. Ja meie tänane seis näiteks vähiravimitega, mille kohe juurde jõuan, on ikka mõnes mõttes üsnagi traagiline ja kurb kogu maailmas, millega me oleme standardid nii alla lasnud. Me lubame turule vähiravimeid, mis metastaatilisel vähil
progressioonivaba elulemust pikendavad, mitte elu ennast, vaid haigusi läheb vahepeal hullemaks. Lubame nad turule, siis hakkame nende eest kompensatsiooni maksma ja väga kallist hinda ja kusjuures need ravimid aitavad 1/3. 2/3 inimestest üldse ei reageerigi nendel. Samal ajal valuvaigistit, nagu ise teate, kui on pea valutab, võtate ühe tableti, valu ära ei lähe, ta teise läheb üle. Efektiivsus on 80–90%. Aga uued ravimid, mida me tänapäeval oleme nüüd geenitehnoloogiat toimel hakanud välja pakkuma ja kasutama, on väga paljus osas ikkagi üsnagi marginaalse efektiivsusega. Müüakse neid hästi. Ja see surmahirm ja tervisemüük on niisugused asjad, mis ühiskonda on üha rohkem medikaliseerunud ja selles me oleme, siia me jääme heaolu ühiskonnas ja sellega peab siis kuidagi arvestama oma tegemistes. Biotehnoloogia seda meil nüüd pakub, vähiteste, nagu oleks võimalik sellest haigust vältida, riske on võimalik vältida nende ennetavate asjadega, aga selle geeni teadmine ei hoia ühtegi vähki ära, ikkagi nende riskide vähendamine. Ja ka selles mõttes ei ole ka see midagi uut. See, et meil keegi võtab MMS-i, kui oli gripipandeemia 1918, siis oli formaliini, öeldi inimestel võtke. No see on ikka nii kibeda maitsega küll, et kindlasti pidi aitama. Ja sellest sain müüki, nii et vähe ei ole. Kolleeg Metspalu rääkis personaalmeditsiinist ja Obamast ja sellest siis üks näide, mis see nüüd reaalselt siis tähendab. Ja seda ta ütles ka, et jaanuaris Obama siis kuulutas välja oma täppismeditsiini programmi USA-s ja viitas sellele, et see on riik, kes on genoomi ära kaardistanud ja palju muudki teinud ja nüüd on neil imeline asi süstilise fibroosi vastu. Erik Lander on tema nõunik teadusasjades. Erik Lander käis 6 aega enne seda detsembris Eestis, siis sai nüüd Metspalult teada, et meie valitsus oli personaalmeditsiini tervishoius rakendamise projekti novembris 2014 vastu võtnud. Obama käidus kohe alla, teeme eestlastele järele. Need muidu lähevad eest ära oma personaalmeditsiiniga. Aga no see selleks, mis on see nüüd tõsi või nali, kes seda teab. Aga mis selle taga tegelikult on selle süstilise fibroosiga? Mõnes mõttes on see väga ainulaadne näide sellest küll, kuidas MTÜ, süstilise fibroosi ühing, on kogunud Ameerikas raha, pannud selle tootearendusse, et oleks midagigi, mis aitaks neid inimesi ja seda haigust teha ravitavaks. On üks geenimutatsioon, mis esineb kahjuks selles mõttes, et ta ei saa aidata see ravi mitte kõiki, aga ja mõnes mõttes ka õnneks, aga see õigus õnneks ei ole väga levinud. Aga see on siiski 5% haigetest ja kui seda ravimit siis manustada, siis nendel haigetel hingamisfunktsioon paraneb 10% võrra. Ja meiesuguste inimeste jaoks see 10% on, me ei pane tähelegi, kas see on või mitte. Kui sul hingamine on piiri peal, siis see on hoopis teine asi. Et see on ilmselgelt efekt on olemas, seda keegi ei vaidlusta. Üks patsientide rühm valitud sai endale ravimi, mille hind, aastane ravi on 0 jõuate kokku lugeda. See ei ole, see koma on seal inglise keele koma, nii et see on 300 000 aastas. Kes endale seda jõuab lubada? Kelle sugulased jõuavad seda oma lapsele osta? No võt, ja seal nüüd oleme. See foundation, kes selle raviarendust toetas 150 miljoniga, müüs selle õigused ravimilt tulu saada ära 3,3 miljardiga, lubas selle raha panna uuesti tootearendusse. Ja see ravim tunnistati USA parimaks, kõige olulisemaks ravimiks. Mis ajakiri on Forbes? Ei olnud näitselt, ei olnud New England Journal of Medicine. Business, strictly business. Nii et me suudame geenitehnoloogia abil küll mõnesid ravimeid välja pakkuda, aga need osutuvad meil üle ju käivalt kalliks. Ja selline on see seis, kuhu selle suuna teadus on meid viinud. Nii et mina isiklikult pean seda küll ummikteeks, aga seda ei ole asi, mida oleks vaja tsiteerida. Vemurafeniib. Melanoomi vastu, metastaatilise melanoomi vastu meil ei olnud miskit ravi, sest kui ta metastaatiline, siis seda välja lõigata ei saa, siis on keemiaravi
ainuke võimalus ja siin on selle elulemuskõverad võrreldes standardraviga, dagarbasiin ja vemurafeniib ja niisugune on see artikkel. Ja see on asi, kus Eestis pakuti seda meile kompenseerimisele, tegeleme kulutõhus hindamisega, telliti meilt kulutõhusse raport, vaatasime tulemused üle, selge see, esimesi ravimeid, ka siin sellel melanoomi puhul on mõned kasvajad on ühe mutatsiooniga ja teised mitte, me oskame täna testida, et välja selle 60%, kellele see ravim üldse võib aidata, aga ta ka siin kahjuks ei aita kõigile. Ühe aasta elulemus suureneb 44%-lt 56-le ehk 10 inimesest ühe elu võidame. 1/10. Mitte 80%, mitte 50%, vaid selles mõttes on, kui me räägime elude päästmisest, mitte et ta kindlasti elu pikendab, leevendab teistele ja see on see efekt. Ilmselgelt tore, et meil on niisugune asi olemas. Ja mis see asi maksab, mina teile öelda ei tohi. Sest raport on konfidentsiaalne. Wikipeediast saab teada, et see aastane kulu on umbes selline. Ei kommenteeri. Ehk tänapäeva ravimitööstus pakub nendele riikidele, kus raha on, niisugusi riskijagamise kokkuleppeid. Meie kanname osa ravimeid nii-öelda tasuta, teie maksate mingi osa eest. Siin oli nüüd tehing selline, et haigekassale oli valida, kas haigekassa maksab esimesed 8 nädalat või järgneva ravi. Ja siis me tegime selle kulutõhuse analüüsi. Ja te ei saa teada, mis see on tulemus. Ja see on mõnes mõttes ikka üsnagi topakas lugu. Me oleme ühiskonnas, me oleme suutelised tegema ravimeid, mille maksumust häbeneb öelda selle tootja, et ta nii palju nõuab ühiskonnalt ja ka selle maksja. Kas see on üks hea viis minna edasi nende arendustega ja nendega, mis me on. Aga see on reaalsus. Nii et tervis müüb. Geeniteadus selle argumendiga nimetab ennast personaalmeditsiinis, ütleb, et kõik raha tuleb neile anda, e-tervis pakub igasuguseid lahendusi, kliinilisel meditsiinil ei jää miskit, kõik on ammu juba leidnud, et igasugu tervise ja südame ja aidamise asjad kõik müüvad, meil pakutakse geeniteste, ma ei hakka neid linke siin praegu lahti tegema, 90 € maksate, saate teada seda, et teatakse dieedisoovitusi ja seal nendes soovitustes oli ka üks nendest, et teatud mutatsiooni puhul tuleb kaalu alandamiseks rohkem rasva süüa. Mis on päris hea loogika, mida rohkem sööd, seda rohkem langeb, aga see selleks. Nii et niisugused asjad on täiesti mõistlikud, EAS annab toetusi firmadele, kes niisuguseid teste teeks ja müüks ja turustaks, et meil niisugused tooted olemas oleks ja siis inimesed saaksid teha teadlikku valikuid oma tervise suhtes. Kõik teised oskavad tervist panna argumendiks müüa, aga meie Eesti tervishoius ei oska. Meilt võetakse ravikindlustuse protsent ära. Nii et see, mis Taavi millega lõpetas, on tegelikult üks väga õige väljakutse. See, kuidas meilt SKP-lt see jõnks ikkagi nüüd ülespoole saada, see on asi, millega tuleb välja, meie põlvkond ei ole hakkama saanud. Tuleb teie peale loota. Mul on igasugu unistusi ja arvamusi, aga need ei ole siin nüüd võib-olla kõiki ridaralt üle minna, üle käia tasu, aga seda nüüd küll üle veel rääkida, et me õpetame arste siiski inimesi ravima. Ja need, kes arsti juurde satuvad, küll neid ka ravima hakatakse, selles mõttes arsti juures käimine ja tervis on kaks ikka täiesti erinevat asja ja öelda, et arsti juures käimine terveks teeb, on vahel toimiv efekt. Ja teie jaoks on siis need moraalid siin all. Et minu arvates on nii palju veel teha, nii arstiteaduses kui tervishoiu arendamises, kui arstiabi kättesaadavuseks ja mõistlikumaks tegemiseks, et teil on kõik võimalused ennast realiseerida. Teed on lahti, võimalused on, peaasi, et ta ei mõtle ennast kinni arstiks ja mul on tervishoiukorralduses üks eksami küsimus suulisel eksamil, arstide roll ühiskonnas. Ja siis tudengid ütlevad, ravida, haige, tubli, veel midagi, ennetada ka, tubli,
veel midagi, no vaat see veel midagi, kõik sinna ülejäänud tulekski teha ja selles on tegelikult see arstiüliõpilaste selts on väga tubli. Nii et kui teie ei võta kätte ja ei juhi elu, siis elu, õigemini teised hakkavad juhtima teid ja selles mõttes jätkake sama liini, mis seni. Jõudu! Aitäh doktor Kiivetile. Küsimusi saalist? No võib-olla, Aini-Priit, kas sa tahtsid küsida? Siia mikrofon. Oota, kuni sul mikrofon tuleks. Kuna me ei ole asjaga kursis, mida ka huvitama, et kes otsustab selle, et see kulutõhusus on meile konfidentsiaalne? Või et me ei, jah. See on leping. Lepingul on 2 osapoolt, riik ja ravimitootja. Ja see ei ole midagi Eestis ainulaadset, see on Lääne-Euroopas väga levinud viis niisugusi tehinguid teha. Kui saalis praegu küsimust ei ole, siis ma küsiks võib-olla ise, et viisin huvi pärast arstitudengite ja tervishoiutöötajate seas läbi küsitluse, et saada teada, mis on nende meelest mõned murekohad meditsiinis. Ja üks küsimus, mis sa panin sinna, oli ka, et uurida, et kuidas on ravimite kättesaadavusega Eestis. Ja ma sain vastuseks just meditsiinitöötajad, et olukord on väga hea, et ravimite kättesaadavus on väga kõrge. Et mis mul tuli sealt välja oli see, et tegelikult saadi küsimust valesti aru, mida mina mõtlesin, on see, et kuidas patsientide jaoks on ravimid kättesaadavad. Et kui paljud tegelikult suudavad endale lubada seda ravimist, enne välja kirjutatakse ja kas see on probleem, millega peaks tegelema? Et kindlasti on jah, selles mõttes geograafiline kättesaadavus ei ole üldse probleem, see apteekide ümberkäim jant on lihtsalt kommertshuvid nendel, aga rahaline kättesaadavus patsientide jaoks küll on. Aga selle jaoks ei ole miskit muud, kui me peame soodusrežiimi täiesti selle skeemi ümber korraldama ja viima ta mitte nüüd retsepti, toimeaine ja haiguse põhiseks, vaid kulude põhiseks. Ja see on ka täiesti võimalik, aga see on väga suur muudatus ja ilmselgelt nõuab ka rohkem raha. Praegu ma olen tavaks saanud näidata ka slaidi, et Eesti pensionär viib oma 1 kuu pensioni apteeki, ravimite omaosa saamiseks on üks levinud pilt, mida ma tavaliselt näitan seekord ei näidanud, aga see on siiski tõsi. Nii ta on. 89% keskmise pensionäri aasta sissetulekust viiakse apteeki. Ja see kahjuks jaguneb ebavõrdselt. Mõnedel on väga suured ravimikulud ja see on nüüd see koht, kus on maksupoliitikaga vaja see asi viia tasakaalu, et inimesed ei maksaks ennast vaeseks nende ravimite eest, mida nad ise ei ole endale valinud ega ka välja kirjutanud. Suur aitäh, Raul, alati sa üllatad niisuguste toredate mõtetega, aga arendaks natuke seda mõtet ka, kui sa ütled, et me sealt vähendame, siis mitte meie, riik vähendab, eks ole, ütleme seda 13%. Õudselt kaua oleme me vaielnud selle üle, et ravi või haigushüvitised välja viia. Sinu seisukoht. Kunagi peab see lõppema, haigushüvitis ei ole ravi, eks ole, see on sotsiaalne faktor. Ja ma ütleksin nii, et kõik valitsused viimase, ma arvan, 5-8 aasta jooksul, kõik arutavad selle küsimuse ümber, aga otsust ei ole. Et kuidas sinu suhtumine on? Et minu teada samas selles suunas siiski sammutakse. See on kõige esimene liigutus, milles ilmselt tehakse selleks, et seda kaotust tuludes ei peaks suurendama maksude näol. Et ma arvan, et see asi tehakse varem või hiljem ära. Minu juurde lihtsalt ajalooliselt meenutan seda, et haigekassad ju tegelikult tulidki sellest ja loodi siis, kui inimesetele ja nende esimene funktsioon oli kompenseerida töö tõttu saamata jäänud tulu. Et see nagu printsiibina peaks olema ravikindlustuses sees, et inimesed, kes sinna panustavad, saavad ka raha. Kui nad saavad seda natuke tehniliselt teist kaudu, siis see on väike tehniline kokkuleppe küsimus. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis tegelikult aeg on ka otsa korral. Aitäh, doktor Kiivet!